Tere tulemast vaatama Õhtulehe saadet Väljast, kus võtame kokku eelmise nädala põnevamad välispoliitilised teemad. Mina olen Nele Kullerkupp. Ja mina olen Teele Kaljuva, tere. Teele, mis sulle möödunud nädalast siis kõige rohkem sellise silma jäi või kõige eredama mulje jättis välismaailmast? No mina olen endiselt korrespondentide õhtusöögil kinni, sellepärast et eelmisel nädalal me rääkisime tulistamisest, aga juhtus tegelikult varjus suuremgi draama, millest ma toibun siiani, sellepärast et USA kaitseministri abikaasa siis kandis väga odavat ja maitsetut kleiti ja terve interneti rahvas on hullumas, et kuidas saab selline moefopaa juhtuda. Me näitame pilti siin ekraanil ja hoolimata sellest, et mõne nurga alt võib see ka väga kena kleit ollagi, aga tegu on siis Sheini toodanguga, mis siis on kiirmoe sümbol. Ja Prantsusmaa on näiteks asunud aktiivselt võitlema selle vastu, et võib vaielda, et väga tore, et riigijuhid ei kanna vaid pillavalt Diori ja Gucci't ja kõike muud, mis on esinduslik ja uhke ja kallis, nagu teevad seda teised riigipead. Aga see siin on selline debati koht, et kas riigijuhtidel on kohustus sellist ka ideoloogilist sõnumit oma riietusega öelda või mitte, mis sa arvad? Ma juhtusin nägema ka neid uudiseid oli tõepoolest palju. See naisterahvas oli väga kena, see kleit sobitus tema figuuriga imehästi. Selles suhtes ma arvan, et ei olnud kellelgi etteheiteid. Küll aga on mul küsimus, et kas see probleem tõstatatigi täpselt selle pinnalt, et kuidas, miks nii odav riietus või tõstatati selle pinnalt, et kiirmoe vastu võideldakse, see on keskkonnale kahjulik ja veel kõik need kaasnevad mured, mis sellega on. Seisukoht on selline, et tegelikult mulle meeldib riiete taaskasutus, mulle meeldib, kui meil on siin vabariigi aastapäev ja meie siis valitud inimesed, kes sinna presidendiga kätlema lähevad, kannavad kas mitu aastat järjest sama riietust natukene kuidagi siis teisiti kombineerituna või siis räägivad hiljem, et nad käisidki kuskil meie keeli siis kaltsukates, leidsid endale sealt mingisuguse efektse rõivastuse ja kannavad selle kenasti välja, et iseenesest selle poolt olen ma alati, aga ma ütlengi, see oleneb see, et kuhu see debati kese nüüd kaldub, et kumma probleemi ma arvan, et poliitikute puhul võiks ikkagi olla sinu riietumiskeel ja sinu väline kuvand ikkagi sinu sõnumite pikendaja, ehk siis mulle väga meeldib, kuidas Hanah Lahe on oma asjad lahendanud, et enne vastuvõttud, et ta teeb alati sotsiaalmeedias enda kanalitel sellise tulemuga kaltsukatesse otsi minuga mulle kleit, sellepärast, et ta on ju rohelise maailmavaate eestkõneleja. Mulle see väga meeldib. Mulle väga meeldib, kuidas näiteks Kadri Tali käib kultuurikomisjoni liikmena kõik Eesti moemajad läbi, et ma tean, et tema on Liina Steini suur fänn, kannab tema rõivaid, ehk siis ta nagu tahab näidata Eesti moekunstiga välispüünel. Minu arvates on see ilus asi, aga et USA kaitseminister, ma ei arva, et ta peaks tulema nagu päris Lara Croft, et siin tukid sukatrippide vahel, aga näiteks mõni tore Ameerika disaineri kleit endale esinduskuludesse panna oleks ju kena, mitte toetada siis Hiina odav majandust. No ma ütlen, et kogu selle debati juures on tegelikult üks külg veel, mis mind alati igasuguste selliste klantsürituste juures häirib, on lihtsalt see, et kuidas inimesed armutult naisterahvaid ribadeks kisuvad nende riietuse eest. Et naistena me ju teame, et meie kehad on pidevas muutumises, vananemise vastu ei saa keegi ja nii edasi. Meil on halvemaid päevi, paremaid päevi. Kuu lõikes meie nägu muutub. Absoluutselt. Et selles suhtes tihti see väljastpoolt tulev kriitika on lihtsalt niivõrd armutu, et naisterahvana ma kujutan ette, et vahel ei tahagi enam enda nägu kuskile kaamera ette jätta või siis kodust välja pista, et kui asi päris hulluks läheb. Ma nii ootan seda aega, kui näiteks mõni meespoliitik siis saab avalikkuse hukkamõistu, et tal on näiteks valetootja lips. Mina ei oota. Ma loodan, et see kriitika ei laiene meestele ja ma loodan, et see on kahanevas trendis ka naiste puhul.
Minul jäi silma aga hoopis, võib vist öelda, et oluliselt vähem glamuurne uudis. Nimelt Itaalias ühes linnas tehti seadus, et koeraomanikud peavad enda koera pissi veega ära uhama siis tänavalt, sellepärast et kodanikud kurdavad, et pissi hais on nii vänge, et see häirib nende elu. Et me teame teadupoolest koroona ajal olid nii Itaalias kui Prantsusmaal niivõrd tugevad piirangud, et väga palju kasvas koduloomade võtmine. Ühest küljest sellepärast, et koduloomadega oli lubatud, ehk siis koertega oli lubatud käia jalutuskäikudel, teiseks seetõttu, et inimesed ei oleksid üksildased ja nad võtsid endale lihtsalt seltsilise koju. Aga ma ütlen, et kui Eestis jõutaks vähemalt nii kaugele, et koeraomanikud enda koera kaka tänavalt ära koristaksid, oleks see juba suur võit. Kas Eestis on see probleem nii hull? Ma arvan, et see probleem on hull. Mul on 2 koera, ma käin nendega pidevalt jalutamas, alati koristan nende järelt nende väljaheited ära, aga vaadates ikkagi neid samu muruplatse, parke ja nii edasi, siis on väga palju neid koeraomanikke, kes seda ei tee ja mul on alati hirm vaadata, kuidas lapsed seal samas kõrval mängivad ja tuterdavad ja ma ei kujuta ette, lapsevanemana ma ei tahaks, et mu laps plärtsataks kuskil pargis koera kaka sisse või siis veelgi hullem hakkaks sellega mängima, teadmata, mis see on. Aga ma arvan, see Itaalia seadus ei ole üldse mingi pseudoprobleem, sest nagu ma mainisin, ma tulin äsja üle-eelmise nädala Milanost, kus siis on teatavasti kokku tulnud siis maailma moeringkonnad, moepealinn, täis kultuurbutiike. Jalutasime lastega mööda siis tänavad, kus on Hermes siin, Dior siin, Dolce Gabbana restoran siin, Michelini restoran siin ja mu lapsed olid šokis, sellepärast me olimegi nagu miiniväljal, et ilusad kutsud oma kaunites tualettides daamidega ei pööranud sellele tähelepanu, et võtta see kilekotikene välja, et see probleem on päris ja ma mõistan seda, et mulle kohe meenub see, et kuskilt tuli seda survet nagu peale kruvida, et inimesed hakkaksid liigutama. Ja see on päris probleem, jah. See on päris probleem, ma olen nõus. See on päris probleem. Et meenub see keskaegne müüt, mis oli vanalinnas, et ülikud kandsid kontsi selleks, et mitte siis rooja või prügi sisse tänavatel astuda, sest kanalisatsiooni ei olnud ja kõik visati teatavasti siis aknast alla ka Tallinna vanalinnas, on ju. Et tuleb siis, ma ei tea, kontsi hakata kandma või seadus vastu võtta. No minu arvates võiks olla lihtsalt see loogika lihtne, et kui käsi ei paindu või ei tihka seda koera järelt koristama ja väljaheidet üles tõstma, siis ära võta endale looma. Just. Aga meie nüüd liigume siit edasi märksa tõsisemate teemadega. 9. mail tähistab Venemaa traditsiooniliselt enda võidupüha. Kreml teatas aga möödunud nädalal, et tänavusel võidupüha paraadil ei sõida üle Punase väljaku sõjatehnikat, sest kardetakse, et Ukraina võib soodsat olukorda ära kasutada ning korraldada rünnakuid. Venemaa võidupühast sellega tavapäraselt kaasnevast niinimetatud jõudemonstratsioonist ning Kremli sõpradest ja liitlassuhetest räägime täna julgeolekuekspert Meelis Oidsaluga. Tervist! Tervist! No kas Venemaa äsjased avaldused, paludes võidupüha ajaks relvarahu Ukraina sõjas ning sõjatehnika demonstratsiooni ärajätmine on pigem katse võtta nii-öelda ohvri roll või nad on praegu majanduslikult lihtsalt sellises olukorras, kus nad ei saa seda endale võimaldada? Ma arvan, nad on sõjanduslikult sellises olukorras, kus Ukraina, meilegi siin droonidega, eks ole, tuntav kahjuks pikamaa õhulöögivõime, et see on nii süsteemseks ohuks saanud Venemaale, et nad tõeliselt kardavad seda asja ja ilmselt seal ongi see nende jaoks õuduste stsenaarium, kui nad seal peavad oma paraadi ja ka ilma tehnikata, eks ole, marsivad seal, et siis midagi juhtub, mis käivitab õhusireenid ja siis tuleb tähtsad isikud kõrvaldada sealt, eks ole, määramata ajaks kuhugi evakueerida, et selle nagu sündmuse sümboolne kaal on ilmselt siuke asi, mida kardetakse, eriti praeguses kontekstis, kus meil on, eks ole, mobilisatsioon tulemas,
kus on niigi Kremli ja rahva suhted on pingestunud, kaasa arvatud nende netipiirangute ja levipiirangute tõttu. Nii et noh, see on huvitav olukord, huvitav võimalus Ukraina jaoks. Agressoril iseenesest nagu teha relvarahu ettepanekuid on nagu naljakas hoidja. Kui eelmisel aastal külastas suurt võiduparaadi näiteks Hiina esindaja ja teised maailma liidrid veel, siis sellel aastal on ainsaks kinnitanud külaliseks end märkinud Slovakkia peaminister Fico. Miks on see nii ja kuidas suhtuda sellesse, et ta sinna niimoodi minemas on, kui näiteks Zelenski on talle kutse teinud, et kuidas seda vaadata? No ilmselt sealt Kesk-Aasiast, kus on alati käidud ja ka Hiinast ka mingi delegatsioon sealt ikka tuleb, eks ole, et see Fico päris nagu üksi ei ole, aga Euroopas on ilmselgelt Fico jäänud nüüd üksi. Ja noh, ma ei tea Fico sellist nii-öelda psühholoogilist profiili, et kuidas ta ennast üksinda tunneb, eks ole, seal Putini sõbrana Euroopa Liidus ka, aga noh, see on iseenesest tore märk ju, et seal, et ta on nii üksi ja nii silmatorkavalt üksi. Kuidas teised NATO liikmesriigid peaksid sellesse suhtuma, et ta sinna läheb? Ma ei tea, sellele on ju mõeldud juba varem, et kui Fico vist eelmine aasta oli seal ka või. Ja mis sa seal ikka teed? No, see on niisugune pragmaatiline reaalpoliitika, mida kahjuks alliansi sees on tulnud hakata ka nüüd ajama, eks ole, et sa pead nagu ühe silma kinni pigistama, kui sa teise silmaga liitlasele otsa õhuruumi siis. Aga milline see Venemaa olukord praegu on, et kas selline uute sõprade leidmine ja olemasolevate liitlassuhete tugevdamine on nende jaoks kriitilise tähtsusega? No Zelenski aasta on see olnud ikkagi ju see, kuidas ta Lähis-Idas, eks ole, Putini vanad ka potentsiaalsed liitlased üles korjab oma droonikaitsetehingutega, et noh, Venemaal on kahtlemata nagu keerulisemaks läinud välisrindel ka, vaadates, mida Trump korraldab Lõuna-Ameerikas samal ajal. Siin küll vist Ameerika lasi hea tahte märgina mingi Vene humanitaarlaeva Kuubale korraks sõitma ka, aga noh, idee poolest ikkagi toimub nagu taandumine kõikidelt rinnetel. Aga kas Trumpi võimulolek on praegu kuidagi Venemaa positsiooni parendanud, et Trump ikkagi võtab neid sellise läbirääkimiste partnerina, arutab nendega asju, istub nendega ühisel laua taga ja väidetavalt siis peavad ka rahukõnelusi, et Ukrainasse mingisugune lahendus tuua. Kas see on kuidagi Putinit ja tema administratsiooni, ütleme siis, tugevdanud? No Trump on ilmselgelt valmistanud ette pinnast suhete normaliseerimiseks Venemaaga, et see Valgevene on nagu testbed või testcase, seal sanktsioonide leevendamine Valgevene suunal toimus ja noh, ka Zaapadi õppusel eelmisel aastal olid USA paar sõjaväelast kohal, nad küll ei osalenud seal ametlikult õppusel, see oleks nagu naljakas olnud, aga justkui nagu sõjadiplomaatiline žest tehti, et see pinnase loomine on nagu jätkunud, seda lihtsalt tehakse nii graduaalselt osaliselt ka sisepoliitilise olukorra tõttu, et noh, kongressis Putini iha ja lembus ei ole väga levinud. Aga mis see Trumpi kaalutlus tegelikult seal taga võiks olla, et kas tegemist on siis enda kuidagi jõupositsiooni kinnitamisega, majandusliku kaalutlusega või siis soovib ta siiski olla see nii-öelda Nobeli rahupreemia kandidaat, kes lahendab ära selle lahendamatu olukorra Ukrainas? Noh, seal võib vaadata ju eri läätsede kaudu seda olukorda. Alati on, eks ole, mingid geopoliitilised huvid administratsioonidel, mida nad väidavad oma riigil olevat. Noh, siin on sellest räägitud, eks ole, et kuidas nii-öelda Hiina küljest Venemaad ära tõmmata ja nii edasi, et noh, neid läätsesid võib olla seal erinevaid, et tõenäoliselt isiklikul tasandil on lihtsalt pikaaegne tutvus seal taga ja siis ka isiklik sümpaatia kaasa arvatud sellise valitsemisstiili suhtes, et kui me vaatame, kuidas ovaalkabinette siin on kaunistatud ja nii edasi, et noh, et need märgid räägivad kõik sellest, et talle pigem on sümpaatne nagu see bütsantslik valitsemiskultuur, mida Putin esindab. No Euroopaga Trump praegu kisub tüli, võib vist öelda mõneti ja samamoodi NATO liitlastega. Kas Trumpi lähenemine Venemaale ja kaugenemine Euroopast võib kuidagi seda dünaamikat meie jaoks siin muuta? No ongi juba muutnud, et ka nüüd viimane otsus, eks ole, Saksamaalt vägesid vähendada ja nii edasi, et see on ilmselgelt võetakse samme selleks, et
et ka oma sõjalist kohalolu ümber orienteerida, nagu on lubatud mujale piirkondadesse. Et see muutus on juba toimunud, et ikkagi naljakas on siiamaani lugeda ka Twitterist järjekordselt siuksed nagu eksalteeritud nagu justkui süüdistusi Ameerika suunal, et mida te teete appi, et et see kõik on juba selge, et eelmise aasta käigus sai ju kõik selle uue administratsiooni. Et plaan on juba ammu veerema lükatud. Just, et nüüd tuleks selle kisamise asemel nagu kohaneda kuidagi ja võib-olla mitte ülemääraga lahmida nende olemasolevate suhete ärakatkumisega, sellepärast, et kui me vaatame lihtsalt sõjalist koostööd, mis nagu nii-öelda põllul on sõjameeste vahel, et siis Balti regioonis on kõik hästi, Soomes on kõik hästi, et Ameerika sõjaväelased osalevad õppustel, et see kohalolu Baltikumis, et selle jätkumine ei ole küsimärgi all täna tõsiselt. Relvastusega on viivitusi, aga need võivadki olla tingitud Iraani sõjast rohkem kui poliitilisest ümberorienteerimisest. Kui me tagasi tuleme 9. mai juurde, siis Zelenski tegi veel viimase katse Fico endale külla kutsuda, et nendel on teatavasti halb suhe, sellepärast, et Zelenski ja Fico on kakelnud Družba naftajuhtme üle, mille kaudu siis tarnitakse Slovakkiasse, Ungarisse Vene toornaftat. Täna on 4. mai, see tähendab seda, et paraadini on 5 päeva aega ja Fico ja Zelenski suhted on teatavasti pingelised, kuna seoses tüliga Družba naftajuhtme üle, mille kaudu tarnitakse siis Slovakkiasse ja Ungarisse Vene toornaftat. Kas selle 5 päeva jooksul, mis eelneb paraadile, õnnestub kuidagi siis Zelenskil Ficot veenda või silmi avada, et tule ennem Ukrainasse ja ma seletan sulle täpselt, kui halb idee on sinna 9. mai paraadile minna või mis võib Zelenski eesmärk selle kutsega olla? Ei oska öelda, võib-olla tal on mingi Ficot sisuliselt huvitav pakkumine, mis võiks olla Slovakkiale ka kasulik, et elame-näeme, võimalusi tuleb kasutada ja see Zelenski või Ukraina, näiteks Ungari poliitika on olnud hästi konfliktne ja vastanduv, et võib ju ka küsida, et kas see on kandnud vilja, et igal juhul Zelenski peab nüüd näitama, et ta annab nii-öelda Ficole võimaluse või inimestele, kes on natukene siin meele ära kaotanud selle suure sõja ajal. Et selline nagu oma pessa tõmbamine toimub siis? Jah, alati sa pead ju, hea juht peab alati otsima võimalusi liitlassuhteid luua. Möödunud nädalal meil siin natukene raputas Eesti poliitmaastiku meie presidendi ühine pressikonverents Soome presidendi Alexander Stubbiga, kus mõlemad ütlesid välja, et Venemaaga tuleb ühel hetkel ikkagi kõnelusi pidada või jutule saada. Muidugi oli mainitud ka seda, et siis, kui Ukraina sõda on lõppenud. Ja mis te arvate, kas me jõuame ühel hetkel sinnamaale? Et Venemaaga need suhted kuidagi normaliseeruksid, on vist palju öeldud, aga et istutakse ühe laua taga. No ma ei tea, mis peaks selleks juhtuma? Ma olen selles mõttes Kalev Stoicescuga nõus, kes oli see tema või keegi teine ütles, et põhimõtteliselt võib ju ka öelda seda, et ühel hetkel me kõik sureme või siis mingisuguseid siukseid truisme võib ju pilduda, et küsimus on, et kuidas ta praeguses ajalises kontekstis kõlab, mis tähendus konnotatsioone ta omab ja kuna sellel lausel iseenesest ei ole nagu väga nagu funktsiooni praeguses olukorras, sellist funktsiooni, mis oleks kuidagi meie liitlaste poliitiliste eesmärkidega kooskõlas, siis ta tundubki natukene nagu irdu ja võib-olla sellepärast ka reaktsioonid on olnud nagu natuke liiga nagu refleksiivsed meie välisministeeriumi poolt ka. Et me nagu otsime siin võib-olla mingisugust, või oleme tundlikud mingi justkui vastanduse suhtes, mis tegelikult välismaal muidu ei registreerukski, kui me ise siin ei karjuks nii palju selle peale. Ei tekitaks tormi siin või klaasis? Ja inimene käib, räägib oma mõtteid, et seni kuni sellel ei ole, ütleme, reaalsetele poliitikaotsustele mingit mõju, et seni on hästi, et ma ei usu, et praegune istuv president on nii suure reaalse karismaga inimene, kes suudaks oma sõnadega Euroopa tasemel mingit muutust algatada, et
kõik võivad rääkida. aga kas teie näete seda, et me oleksime Ukraina sõja lõpule täna lähemal, kui me olime paar aastat tagasi või on ikkagi need jõujooned jooksmas kuidagi sedasi, et need ei ole kaldu ei ühele ega teisele poole? No väga oluline pööre toimus eelmine aasta just Ukraina kasuks ja seal oli 2 pööret lausa. Üks oli Vene värbamisprobleemide ilmnemine, värbamistempo langemine allapoole taastepiiri ja teine oli siis seesama pikamaa õhulöögivõime, mis on saanud süsteemseks ja massiliseks ohuks ja sellega siis on suudetud Vene naftatulu ja eksporti, kütuse eksporti tugevalt häirida ja mõnes mõttes ikkagi initsiatiiv tuli eelmine aasta Ukraina kätte selgelt ja see initsiatiiv ei ole täna veel sealt ära kadunud. Et siin tervikolukord muutub üha hapramaks Venemaa jaoks ka, et mina ütleks, et eelmine aasta toimus mingi liigutus, et see jutt sellest, et on niisugune igikestev patiseis, et mulle see enam ei tundu väga nagu kestlik. Aga lahendusele lähemal ei olda, et taganema ei ole nõus ei üks ega teine pool praegu? No see kõik võtab aega, see on kurnamissõda ja seal iga päev tuleb teha pingutusi, et eesmärgile natukene lähemale jõuda, et kunagi ei tea, mis mutter või Bolt järgi annab selles suures Vene süsteemis ka ja kust kärisema hakkab. No kas Euroopa peaks praegu käituma kuidagi teisiti või jätkama sama suunda, mida me oleme siiani hoidnud, et survestama neid sanktsioonidega ja ütleme siis kuidagi isoleerima Venemaad suhtlusest ja rahvusvahelisest sellisest ütleme siis dialoogist või oleks midagi veel, mida tuleks teha? Euroopa saaks kindlasti rohkem teha Vene varilaevastiku piiramisel ka Läänemerel. See, et Ukraina peab Ukrainast lennutama droone siia, et Vene nafta eksporti piirata, samal ajal kui merel on ikkagi see ühendekspeditsiooni väe, selle nii-öelda väikse koalitsiooni liidrid käisid ju siin vist 6 aega tagasi Helsingis ja panid käe südamele, ütlesid, nüüd me hakkame siin varilaevastikku piirama. See on teatavasti väga suur ja ambitsioonikas ülesanne juriidilistel põhjustel on ju. Juriidilistel, aga ikkagi teostatav ja ka nendes juriidilistes raamides kõik ei tehta tegelikult. Et siin Eesti mereväe ülem, eks ole, ka esines natuke ebaõnnestunud avaldusega Reutersis, ütles, et see ongi hirmutav see töö, et muidugi on, et seal on riskid ja see on ütleme selline mitte päris militaarne, aga ikkagi paramilitaarne operatsioon, ta ei ole puhas. Praeguses olukorras ta ei ole enam puhas mereline korrakaitseoperatsioon, et seal kindlasti nagu halli alasse liigutakse sellise asjaga ja see eskalatsiooni pelg on, nagu meie mereväe ülem ka tõendab, eks ole, on ikkagi päris asi ja seal on omad kaubandushuvid ka mängus, aga kindlasti midagi saaks veel teha, saaks süsteemsemalt teha neid nii-öelda vaheltvõtmisi ka, mida praegu Rootsi tundub, et peamiselt üritab kuidagi eskaleerida, et teised passivad. Aga millised võiksid olla Venemaa jaoks praegu need kõige valusamad ja mõjusamad hoovad, millega neid piirata ja millega panna neid võib-olla siis taganema enda ambitsioonidest? Ega sükst hooba meil päriselt ei olegi, mis nüüd kohe ümber otsustama paneks, aga need nii-öelda tegevusliinid, mis on siin mõne aastaga välja töötatud, on kõik tunduvad adekvaatsed. Kas sanktsioonid toimivad? No me näeme siin ka igasuguste droonide järjest ilmub ja artikleid, palju lääne osi on, eks ole, ka uuematel Vene droonidel, et lõpuni ei toimi, aga nad ei olegi selline nii-öelda binaarne meede, et seal, kus saab piirata ja seal, kus nad toimivad, seal nad peaksidki toimima, et mõttetuks nad neid ei tee. Need sealt vahelt lipsavad tehnikakomponendid ja nii edasi, et ta tõstab ikkagi sisendkulu Vene sõjatööstusele ka, mis on iseenesest üks ebavõrdne aspekt lääne ja Vene vahelises vastasseisus ka, et Venemaa nii-öelda relvajõu sisendkulu on palju väiksem kui meil. Tagasi tulles 9. mai juurde, sotsiaalmeedias saavad inimesed hoogu juurde, öeldes nii, et Eesti ja Balti riigid peaksid vait olema ja mitte ennast segama võimatult suurte piirangutega, et ennast lihtsalt tähtsaks teha. Et kuidas te suhtute sellesse, et Eesti ja meie naabrid õhuruumi sulgesid paraadi eel siis Fikole näiteks, et kas see oli õige otsus?
ei no muidugi, mis me seal ikka nagu, et noh, see ei lähe muidugi meie presidendi doktriiniga kokku, kes ütleb, et me peame nii-öelda hoidma riigiga suhteid, mitte ja mõtlema ka selle peale, kuidas liidritega käitume, eks ole, et võib-olla Alar Karis sellele alla ei kirjutaks. Aga noh, mingi signaali see annab ja väikse lolli tunde ka Fico hinge kindlasti, eks ole, et noh, et ma arvan, et temasugusele võib-olla ka natuke juba ka paatjaliku valitsemisrežiimi ja kultuuriga harjunud inimesele niisugused asjad ka loevad. Õige väljend, mida siis TikTokis kasutati, et Eesti ei saa endale lubada kuri chihuahua olemist hundikoerte keskel. Ja seda kurja chihuahua juttu on aetud jah, siin pikalt. Eks see on nagu, noh, käib ka mõnes mõttes nagu vastastikune, eks ole, naeruvääristamine poolte vahel, see on infosõja osa ja ma ei tea, et need Vene avaldused ka, ma ei viitsi need väga enam lugeda. Aga lõpetuseks, mis teie arvamus on, mida me 9. mail seal Venemaalt siis näha saame, et kas see on selline, ongi hirmul oleva riigi tagasihoidlik jõudemonstratsioon, kus nad üritavad näidata, et neil ei ole hirmu, neil on kõik korras, me tähistame ikkagi enda võidupüha nii, nagu me tähistame, või on see ikkagi selline uhkeldav rusika näitamine? Hoolimata siis sõjatehnikast oleme ikka maailma võimsaim riik. Jah, ega see sõjatehnika ei pruugigi olla paraadi kõige olulisem osa, eks ole, paraad ikkagi on kultuuriline etendus, sotsiaalkultuuriline, kogu aeg olnud mälupoliitiline etendus ja seal on võib-olla koreograafial isegi suurem roll kui mingil masinal, mis seal müriseb. See, et kõik käiksid ilusti, eks ole, relv käes seal juhi eest läbi, eks ole, riigi sümboolsest südamikust läbi marsiksid, sellel on kõigel oma selline nii-öelda semiootiline ja psühholoogiline mõju, mis... Ja Punane väljak on ju ilus ja efektne ju tegelikult. Ja Punane väljak on muutunud ka selliseks nii-öelda väga märgiliseks kohaks, eks ole, sul on seal mausoleum, sul on Kreml, sul on seal see Püha Vassili kirik või kelle kirik seal oli ja nii edasi, et seal kõik on nagu kõik see Nõukogude pärand ja see saareriigi pärand ja siis see õigeusu värk, et kõik see nii-öelda miks, mida Putin on tahtnud siin viimase 15 aastaga kokku keerata, et see on seal ilusti etenduslikult olemas arhitektuuri näol, et see performance kui Putin julgeb kohale tulla, siis ta toimub. Või on selle paraadi tegelikult kõige suurem trump see sõprade rivi, kes sinna kohale läheb? Ei pruugi seda ka olla. Ma arvan, see on ikkagi selle paraadi tähtsus on ikkagi sisepoliitiline ja on selle meenutamine, et Putin on oma võimu pärinud ikkagi Stalinilt ja suure Isamaasõja võitjatelt, et eks ta selline imperialistlik etendus ole siis nii-öelda kaitsesõja egiidi all. Meelis Oidsalu, me täname teid selle analüüsi eest. Teile aga saate lõpetuseks on mul sulle üks vahva uudis, ütleme siis nii. 23-aastane saksa YouTuber hüppas lennukist välja, et purustada Guinessi maailmarekord pannes vaba langemise ajal kokku Rubiku kuubikut. Ehk siis sellised põnevad hobid sai ta sellega siis hakkama. Tegemist on YouTuberi Tuulekoga. Kui kaua see aega võtab siis see vaba langemine? No Rubiku kuubiku kokkupanemine võttis tal 23,33 sekundit. Okay. No kas Rubiku kuubikut oskad kokku panna? Ja oskan, ma muide alles hiljuti panin ja olin üliuhkend üle, et see on top 3 saavutus elus. Aga see võib-olla näitab ka seda, et kui palju peab tänapäeval vaeva nägema, et üldse meedia tähelepanu saada, et meil on igal nädalal uudised, kui keegi läheb kosmosesse, keegi läheb kuule, keegi põgeneb kuskil saarelt ära, et võib-olla on ka meie tulevik see, et keegi üldse meie saadet vaataks. Peab siin olema keegi, ma ei tea, akordioniga mees taga plaanil. Mulle meeldis, kui akordioni muusika taustaks mängiks. Oleks päris lõbus saadet teha. Aga ma arvan, et kuidagi on need asjad tõesti nihkesse läinud, et tuleb teha mingisuguseid meeletusi, et püünele pääseda, kui on soov püünele pääseda. Ehk siis mulle tundub, et normist on peagi saamas sensatsioon, et kui kõik hullused on tehtud, siis tagasipöördumine sellise normaalsuse juurde, kui võib kasutada sellist sõna normaalsus, on vist väga suhteline mõiste, saab olema just nimelt selline
silmapaistev nähtus, siis ütleme nii. Just täpselt, kui vaadatage siin välispoliitika uudiseid, et kohati tunduvad nii ulme asjad juhtumas, et vahepeal ei saa aru, kas see on siis nagu nali või ei ole nali, et siis kui keegi räägib mõistlikku juttu, et siis raputab. Siis ma olen kohe nagu šokeeritud, et oi, et kas relvarahu, okei, hea mõte, et ei peagi hullumiseni. Ei pea kogu aeg sõdima, ei pea kogu aeg ähvardama, ei pea kogu aeg tegema hulluseid. Täpselt nii. Et on võimalik elada siiski ka rahus. Ootame seda aega. See on ilus sõnum. Aga siis meil ei ole tööd muidugi, siis see saade teemad on nagu ikka tööd. Siis on meil rahulikud uudised. Just. Aga vaatajad, suur aitäh, et olite meiega ja kohtume taas jälle nädala pärast.